Tere! Merit oleks oma viimase jutuga täpselt nagu minu sisse juhatanud või siia kutsunud. Kuigi minu kogemust karjäärikoordinaatorina saab üles lugeda ainult ühe käe sõrmedel, võrdluseks siis Meritiga, siis alguse sai see täpselt samamoodi. Ühest armumisest karjäärivaldkonda. Ja mina olin täpselt see inimene koolis, kes marssis ise oma koolijuhi kabinetti ja ütles, ma tahan hakata karjäärikoordinaatoriks. Ma veel ei tea, mis loom see päriselt on, aga mulle meeldib see valdkond ja ma tahan seda teha. Ja minu sooviks ongi täna jagada teiega oma isiklikku kogemust. Et milline on olnud see minu teekond karjäärikoordinaatorina ja millised on võib-olla need sellised väikesed tegevused või mõnikord ka suured tegevused, mida me saame siis kooli tuua, kui koolis puudub karjääritund. Täna ma töötan koolis, kus see tund on olemas ja ma olen väga õnnelik õpetaja, mul on need ressursid käes, aga ma olen alustanud natuke teistmoodi. Ja kui on üks alustav karjäärikoordinaator, ükskõik kas tal on see kogemus koolis või ta on täiesti uus inimene koolis, siis ma mõtlesingi tagasi oma algusele, et mis on need sellised põhilised asjad, mida ma tahaksin öelda või soovitada. Ja üks asi on see, et tuleks enda jaoks läbi mõelda, miks me seda teeme. Me teame ju täna küll, et see läbiva teemana on see karjäär kirjas ja üldpädevusena, ettevõtlikkuspädevus ja nii edasi. Ka kõik õpetajad, kõik haridusvaldkonna inimesed teavad seda. Aga neid asju on palju. Miks on see karjäär, mida me peame nüüd tooma siia oma kooli, miks me peame võtma aega selle jaoks, miks me peame neid tegevusi mõtestama? Mõnikord tuleb seda põhjendada isegi juhtkonnale. Aga tihti tuleb seda põhjendada õpetajatele, sest karjäärikoordinaator on see paha tegelane, kes varastab pidevalt tunde, õpilasi. Ja selle jaoks me peame olema ise selleks valmis. Kõige olulisem asi minu arvates on aga ennast õpilastele nähtavaks teha. Mis loom see karjäärikoordinaator on? Mis kasu on ühest karjäärikoordinaatorist õpilasel? Ja ma tulen ka hiljem siis selle juurde, et milliseid võimalusi mina selleks kasutasin. Aga kõige olulisemaks ma pean seda, et õpilasele on antud tõesti selline praktiline suund, kuidas oleks õpilasel minust kasu. Millistele küsimustele mina oskan vastata, mis võivad tal tekkida, mida edasi õppida, kust infot otsida, kelle poole pöörduda, kuhu töövarjuks minna. Kui ma tahan tööle minna suvel, kes aitab mul koostada neid dokumente, kes aitab mul vestluseks ette valmistuda, no mida iganes. Et ma teen õpilastele puust ja punaseks selgeks, kuidas minust on kasu. Ja et ma ise ennast selle protsessi juures ära ei tapaks, on see võrgustiku töö meeletult oluline. Meil on täna tegelikult väga palju ressursse, väga palju kohti, kus üks alustav karjäärikoordinaator saab abi. On need siis maakondlikud aineühendused, töötukassa, karjäärinõustajate ühing, edu ja tegu, Facebooki grupid, kolleegid, teised karjäärikoordinaatorid, kes iganes. Seda tuleb ära kasutada. Kõiki neid materjale, kogemusi, inimesi tuleb enda hüvanguks ära kasutada, käia koolitustel, kuulata, õppida, teha järele, teha teiste ideid järele ja proovida, sest me ei jõua kõike üksinda välja mõelda. Ja mõned siis sellised minu kogemused, kuidas mina seda karjääri kooli mahutasin. Esimene asi, mida ma kasutasin oma ressursiks, olid asendustunnid. Kui õpetaja oli ära ja teda oli vaja asendada, siis ma läksingi näiteks asendustunde tegeva inimese juurde, ütlesin, palun, mina tahan pääseda 7. klassi juurde 1 korra, 8. juurde 2, 9. juurde 3 korda, pane mulle need asendustunnid kirja. Ja ma sain siis selle võimaluse minna nende õpilaste ette, teha ennast neile tuttavaks, harjutada neid endaga ja teha nendega karjääriteemalisi tegevusi, panna neid selle valdkonna, selle teema peale mõtlema. Ja ma kasutasin alati ka sellist kas või pisikest lõimimist sellesse tundi. Kui ma läksin inglise keele tundi, siis ma panin eestikeelse video asemel ingliskeelse video. Kui ma läksin ajalootundi, siis ma otsisin mingi toreda fakti, mis oli karjäärivaldkonnaga seotud. Et ma sain alati ka visata nalja, et näed, et me tegeleme lõimimisega. Ja lõimimine ongi siis see teine ääretult oluline märksõna. Karjääriteemasid või selle valdkonnaga seotud asju leiame me erinevate ainete, õppekavadest, tundidest, teemadest. Seda tuleb ära kasutada. Ma võtan eesti keele õpetaja, kes õpib nendega CV-d ja lähen ütlengi talle, et selle asemel, et jätta see võib-olla kodus ise tehtavaks ülesandeks, teeme koos ühe tunni. Ma tulen teen ise selle tunni, teeme koos või ma annan sulle mänge, ülesandeid, mõtteid, materjale. Ma aitan sind selle koha pealt. Inimese õpetus,
omadused, oskused, informaatika. Kui on infootsingu teema, aga otsime täna karjääriinfot. Neid võimalusi ja kohti on hästi palju ja tuleb võtta siis karjäärikoordinaatorina see aeg, et leida need kohad üles. Pidev suhtlus õpetajatega, teeme midagi, seome selle karjääriga, mõtestame selle, aitame õpilastel seda mõtestada. Karjääripäevad, et suurepärane, kui on võimalus täiesti eraldi teha selliseid teemapäevi, projektipäevi, mis on karjääriga seotud. Ja karjäärikoordinaatori ülesanne ei ole ju seda kõike ise läbi viia, vaid korraldada. Leida jälle need inimesed, abilised, õpilaste seast, uurida nende käest, mida nad tahavad, keda nad tahavad ja lasta neil endal näiteks see karjääripäev kokku panna. Kui tervet päeva selle jaoks võtta ei ole, siis minu arust parim ressurss on külalisõpetajad. Et kui siin enne kõlaski küsimus, et kas ettevõtlusõpetaja või majandusõpetaja peab ise olema selle kõik läbi teinud, siis jah, see oleks ideaalne variant, aga tegelikkuses meil seda täna väga palju ei ole. Ja seetõttu külalisõpetajad ongi need, keda ma saan kaasata igal hetkel. Ettevõtjad, edukad ettevõtjad, läbikukkunud ettevõtjad, uuesti proovinud ettevõtjad, asutuste töötajad, ametnikud, kes iganes saavad tulla oma kogemust jagama. Ja sellega on ka selline huvitav asi, et kui mina õpetajana lähen klassi ette ja ütlen, et teate, ma nüüd räägin teiega 45 minutit, siis kuskil 15 minuti pealt on mul klassi tähelepanu kadunud. Aga kui klassi ette tuleb üks võõras inimene jagama oma kogemust, oma elulugu, siis nad kuulavad teda, suud ammuli, silmad punnis peas, kõik see 45 minutit. Ka siis, kui ei ole mingeid tegevusi. Õpilastele väga-väga meeldivad külalisõpetajad ja minu arvates see on selline väga oluline ressurss, mida tuleb kasutada. Ja kui ei mahu ära terve karjääripäev, siis igas koolis toimuvad mingisugused teemapäevad, projektipäevad, alati tuleb see karjääriteema sinna ka sisse suruda. On need jõulud, on need vilistlusüritused, mida iganes. Alati õnnestub kuidagi see karjäär sinna ka sisse mahutada, et pidevalt olla pildil. Ja seda on vaja nii õpetajate kui õpilaste jaoks. Neile näidata, et see karjäär on kogu aeg olemas, see on kõigega seotud ja see on vajalik. See on oluline teema, millest kogu aeg rääkida. Üks suurimaid sellised ettevõtmisi või projekte, mis mina tegin, oli töövarju nädal. Just nimelt terve nädal, mitte päev, sest mina usun seda, et kuigi töövarju päev on suurepärane kogemus, siis selle ühe päevaga näeb laps seda, kuidas asutus toimib, aga mitte seda, kuidas see ametikoht toimib. Ja mina korraldasin siis oma koolis 8. klassidele 3 paralleelile töövarju nädala. 4 päeva olid nad siis varjutamas kuskil asutuses, ettevõttes ja 1 päeva tegid minuga refleksioonipäeva. Sellele eelnesid eeltunnid, mida ma jälle kasutasin siis neid asendustunde, et mitte röövida aineõpetajalt tunde. Mõni küll tuli röövida, aga üldiselt. Ja esimene oligi siis see, et mida me üldse tegema hakkame, mis asi see töövarju nädal on ja kuidas jõuda sinna välja, et kuhu ma tahan minna, millist ametikohta ma tahan varjutada. Et ma ei vali asutust või organisatsiooni, vaid ma valin selle ametikoha. Kuidas ennast analüüsida, kuidas sinna välja jõuda. Teine tund oli siis see, et kuidas ühendust võtta, kuidas üldse leida üles see asutus, kus ma näiteks siis Pärnu maakonnas leiaksin selle töötaja, kuidas temaga suhelda, kuidas seda vajadust põhjendada, et keegi tahaks mind sinna 4 päevaks. Ja viimane tund oli siis selle kohta, mis oli selline organisatoorne pool, kuidas varjutamispäevikut täita, mis kõik toimuma hakkab, kui mingi mure on, mis ma tegema pean ja kuidas ennast üleval pidada. Tegemist oli 8. klassi õpilastega, kes tegelikult läksid ikkagi nagu kooli esindama niimoodi maakonna peale laiali. Karjäärikoordinaatori töökoormus tõusis see aeg meeletult, sest oli palju neid lapsi, kes ei teadnud, mida nad tahavad teha, mis tähendab, et pidevalt pidi olema valmis sellisteks vahetunni pikkusteks nõustamisteks, vestlusteks, välja selgitamiseks, et kuhu see laps võiks siis minna, pluss igasugused muud sellised abivajamised ühenduse võtmisel või kokkulepete sõlmimisel. Hästi oluline oli siin jälle lõimimine. Minul võib-olla ei ole aega keskenduda sellele, et kuidas seda ametlikku kirja kirjutada või veel hullem tänapäeva teismelistele, kuidas helistada kellelegi võõrale inimesele. Eesti keele õpetajad, lõimime selle sinu tundi, käige see üle, milline see ametlik kiri välja näeb, milline ta on. Inimese õpetus, kuidas oma tugevusi ja nõrkusi üles leida. Jälle kõik need samad lõimimise kohad. Ja 5. päevana tegime sellise refleksioonipäeva, kus kõik õpilased kandsid ette,
kus nad käisid, sellise lühikese kogemuse kokkuvõtte ja tegid veel erinevaid karjäärialaseid tegevusi, et siis paremini kinnistada kogu seda ettevõtmist. Ja see tagasiside oli õpilastelt ääretult positiivne. 3 täisklassi peale oli ainult 2 õpilast, kes ütlesid, et nemad ei pidanud seda kogemust vajalikuks. Ja need olid ka need õpilased, kes ei valinud endale seda ametikohta südamega, vaid läksid vanaisa või tädi ettevõttesse, sest see oli lihtsam. Ja need ametid, mida õpilased valisid, olid väga ägedad. Ma panin need siia slaidile ka, et tõesti ei jäädud kinni sellistesse tüüpilistesse, kui me teamegi OECD uuringust, et Eesti õpilased on väga kitsa eriala valikuga oma soovides õppimise ajal, siis mina nägin küll seda, et see ametite valik oli hästi lai ja hästi äge. Ja see tagasiside ka kõikidelt nendelt ettevõtetelt ja asutustelt, kus nad käisid, oli ääretult positiivne. Aga minu aeg on nüüd vist otsa saanud. Nüüd ka laval mõne hetke. Kokkuvõttes, kui sa seda analüüsid nüüd, sa ise käisid oma majas neid müüre lõhkumas, et üldse saaks selle teema sealt kuidagi aineõpetuse varjust, eks ole, pildile. Just. Oli see siuke tunne ka, et viskaks reha nurka ja läheks mõnda teise kooli? Ei, seda mõtet vist ei tekkinud. Ma olin nagu sellest aru saanud, et muutused võtavad aega. Haridusuuendusi ju enne 3 aastat ei muudeta, eks ole. Et minu elutee läks küll nii, et ma sealt koolist, kus näiteks see töövarju nädal toimus, lahkusin, sest ma hakkasin vahepeal karjäärispetsialistiks. Aga nüüd ma olen jälle tagasi koolis, ei ole midagi teha, noored tõmbavad. Jah, siin üks arvamus oli ka avaldatud, et kas tõesti me peame nii olulise teema puhul käima ja vahel röövima tunde ja otsima võimalusi lunima selleks, et tegelikult kujundada laste eluteed. Tegelikult peame, see on vähemalt minu kogemus, kindlasti koolid on erinevad, aga kui me mõtleme neid selliseid üldteemasid, on ju tohutu palju liiklus. Me räägime elust, mitte elu kvaliteedist nagu karjääri puhul, vaid konkreetselt võib-olla elu ja surma küsimustest. Ja sa peadki selgeks tegema, et kuidas nende teiste teemade kõrval see karjäär peab ka olema fookuses. Kas on mingi sügi roadmap, kust alustada, kui tahaks oma koolis midagi sarnast korda saata? Väga hea küsimus. Tasa ja targu. Ma olen Meritiga selle koha pealt hästi nõus, et see kirg on kindlasti see, mis peab inimese sees olema. Et see, kui see ülesanne lihtsalt pannakse kellelegi, et see ei toimi. Et kuigi minu suureks unistuseks on see, et nii nagu meil on enamik koolides tänapäeval HEV-koordinaator, nii võiks olla kohustuslik ka karjäärikoordinaatori olemasolu, kui me seda õppenõustajat ei saa. Ja see inimene peaks tõesti olema selles valdkonnas sees, sest seda infot on nii tohutult palju. Kõik need koolitused, üritused, kus tuleb käia, osaleda, et see info hulk on meeletu. Ja kui on see üks inimene, siis ta suudab seda kindlasti nagu paremini hallata. Ja ma arvan, et alustaja peabki sealt tasapisi niimoodi neid samme looma. Võib-olla mõne koolituse võtma, võib-olla mõne naaberkooli karjäärikoordinaatoriga vestlema ja nii edasi. KNÜ-l on näiteks väga äge mentorprogramm, kus saab siis ka alustav karjäärikoordinaator abi. Kui hästi õpetajad teemaga kaasa tulevad, kui sa seda integreerimise juttu neile pakud, lõimimise? Tegelikult tulevad väga hästi, kui ma lähen sellise valmis plaaniga, et mul on tõesti ka need meetodid, mängud, mis iganes olemas on ja eriti veel, kui ma ütlen, et kuule, teeme koos selle tunni, et mitte, et ma annan sulle paketi ja sina teed, vaid ma tulen ja teen ja teeme koos. Kuidas sina mõistad lauset elada oma elu kui karjääri? Jah, eks ta ju nii tegelikult olegi, on ju, et karjäär on ju absoluutselt kõikide meie eluosadega seotud, see ei ole tänapäeval ainult töökoht ja tegelikult mina lastele toon alati selle maja ehitamise metafoori, et see praegu juba tegelikult lasteaias saati hakkad seda maja ehitama, et kujuta ette, et milline see maja võiks siis olla, kus sa hiljem elad, et kui sa tahad ühel hetkel nendel loorberitel puhates, sa pead ju praegu väga palju selle maja ehitamisse panustama. Alusta varakult, öeldakse vist investorite maailmas, aga mis seal ikka, aitäh Kadri Haavandi, Vaikuse kooli majanduse ja karjääri õpetaja, läheme tänaste esinemistega edasi.